Ukraina kaitsejõududele ei meeldi paigal istuda ega leppida lihtsalt olemasoleva varustusega. Nad töötavad alati järgmise suure uuenduse kallal, otsides pidevalt võimalusi oma ründe- ja kaitsevõimekuse parandamiseks, et saada mingisugune eelis oma vaenlaste ees. Just see lähenemine on hoidnud Ukrainat sõjas nii kaua ning võimaldanud tal korduvalt ootusi trotsida ja seisu enda kasuks pöörata. Ja nüüd on Kiievi väed valmis esitlema oma viimast uuendust. Midagi nii tugevat, nii raskesti hävitatavat, et isegi USA sõjavägi oli sellest kuuldes šokeeritud. Tutvuge Skifiga, täiesti uue kodumaise soomustransportööriga, mis aitab Ukraina sõduritel püsida turvaliselt, kui nad liiguvad läbi vaidlusaluste rindealade. Nagu iga teinegi soomustransportöör või lahingutakso, seisneb Skifi peamine ülesanne vägede ja varustuse transportimises lahinguväljale ja sealt tagasi. Kuigi need võivad pealt näha sarnaneda jalaväe lahingumasinatele IFV-dele, on soomustransportöörid siiski rohkem suunatud liikuvusele kui otsesele lahinguvõimekusele. Neid saab kasutada ka laskemoona, toidu, meditsiinivarustuse ja muu varustuse transportimiseks punktist A punkti B või isegi haavatud sõdurite evakueerimiseks ohtlikest piirkondadest. Siiani on Ukraina peamiselt kasutanud USA päritolu M113 soomustransportööre selliste ülesannete täitmiseks ning see pole kindlasti halb valik. FMC Corporationi poolt välja töötatud ja toodetud M113 võeti kasutusele Ameerika Ühendriikide armee Euroopa vägedes 1960. aastate alguses, asendades M59. Esimest korda kasutati seda lahingus 1962 aasta aprillis Vietnami sõja ajal ning sellest sai selle konflikti käigus USA armee kõige laialdasemalt kasutatud soomusmasin. Tänu oma vastupidavale šassile võimaldas see väeüksustel tungida läbi džungli tihedate tihnikute ja taimestikku, et vallutada vaenlase positsioone. Aastakümnete möödudes asendas M113 suuresti moodsam, tõhusam ja mitmekülgsem Bradley soomusmasinate perekond, kusjuures sellised mudelid nagu Bradley M2 ja M3 võtsid üle rindeülesanded. Siiski jäi M113 endiselt oluliseks toetavates rollides ja ülesannetes, kus neid sõidukeid kasutatakse USA sõjaväes tänapäevani, miinipildujate kandjatena, insenerisõidukitena, juhtimissõidukitena ja soomustatud kiirabiautodena. Tõepoolest, USA armee raskebrigaaži lahingumeeskonnad kasutavad praegu umbes 6000 M113 masinat. Ja M113 disainist on välja arendatud suur hulk erinevaid variante ja kohandusi, mida kasutatakse jätkuvalt nii USA's kui ka teiste riikide relvajõududes üle kogu maailma. Hinnanguliselt umbes 80 000 sõidukiga, mis moodustavad suure M113 perekonna ja on kasutusel enam kui 50 riigis. Ukraina on üks neist riikidest. Kuigi täpseid arve on raske kindlaks teha, viitavad hinnangud sellele, et Kiiev on seni saanud vähemalt 1700 M113 masinat selle konflikti jooksul. See hõlmab vähemalt 900 ühikut otse Ameerika Ühendriikidest ning sadu veel, mille on andnud erinevad teised liitlased, sealhulgas Holland, Portugal, Austraalia, Saksamaa, Hispaania, Taani, Leedu ja Belgia. See teeb M113-st ühe kõige laialdasemalt kasutatava lääne soomusmasina Venemaa-Ukraina sõjas ning see on osutunud Ukraina sõidukipargile kasulikuks ja hinnatud täienduseks. Pole raske mõista miks. Sellel soomustransportööril on mitmeid nutikaid disainilahendusi ja olulisi omadusi, mis teevad selle sellise sõja jaoks hästi sobivaks, hoolimata sellest, et see toodeti algselt üle 6 aastakümne tagasi. Alustuseks on see erakordselt liikuv. Teatud variandid suudavad saavutada tippkiiruseks umbes 42 miili tunnis ehk 67 kilomeetrit tunnis ning selle soomustransportööri konstruktsioonil pole erilisi raskusi ebatasasel või küntlikul maastikul liikumisega. Selle roomiksüsteem saab mudas, raskel maastikul või pehmel pinnasel palju paremini hakkama kui ükski ratastega alternatiiv, nii et seda saab hõlpsasti kasutada maastikul, põldudel või isegi metsades, ilma et see teekonnal sihtkohta kinni jääks. See on isegi võimeline veetakistusi ületama, kuna selle veekindel kere ja roomikud hoiavad põhikomponendid turvaliselt, kui ületatakse jõgesid ja ojasid. See tähendab, et kui Ukraina väed peavad jõudma veekogu ühest servast teise, ei pea nad tingimata mööda kallast minema, et silda otsida. Nad saavad lihtsalt otse üle minna ja säästa sellega endale potentsiaalselt tunde aega. Mõned M113 muud eelised on selle töökindlus ja lihtne hooldatavus. Ukraina mehaanikud on isegi positiivselt kommenteerinud fakti, et M113 kasutab jõuülekannet, mis on sarnane näiteks John Deere'i põllumajandussõidukites kasutatavaga. Kuna see on nii populaarne ja laialt levinud soomustransportöör, ei ole kunagi liiga keeruline varuosi leida ja teha vajalikke remonditöid, et need masinad töös hoida. Veelgi enam, kuna neid soomustransportööre on toodetud ja tarnitud nii paljudesse erinevatesse riikidesse, on paljud neist riikidest olnud enam kui valmis saatma kümneid või isegi sadu masinaid Kiievisse, andes Ukraina armeele korraliku varu, millele vajadusel toetuda.
Kuid kõigist oma paljudest eelistest hoolimata on M113L üks silmatorkav nõrkus. See pole lihtsalt piisavalt vastupidav, et taluda tänapäeva Ukraina lahinguväljade karmust. Aastal 2026 ei ole Ukraina sõidukite suurimad ohud mitte käsitulirelvad ega granaadid, millega M113 saab hakkama, vaid FPV-droonid ja suurtükirünnakud. Kui M113 turule tuli, kuulutati seda maailma esimeseks masstootmises soomukiks, millel on alumiiniumist kere. See oli tol ajal murranguline disainielement, sest see tegi selle soomustransportööri palju kergemaks kui tema eelkäijad, mis omakorda parandas liikuvust. Kahjuks tuli see aga vastupidavuse vähenemise arvelt. Ja tänapäeval, kui Venemaa saab hõlpsasti saata kamikaze-tüüpi mehitamata õhusõidukeid ehk droone, et otsida ja hävitada kergelt soomustatud soomustransportööre, on M113D ja paljud Ukraina sõdurid, kes nendele sõidukitele liikumisel toetuvad, pidevalt ohus. Ja kuigi Ukrainal on endiselt arvestatav M113 park, on aastate jooksul sadu neid sõidukeid droonirünnakute ja suurtükitule tõttu hävinenud. Tõepoolest, Oryx Open Source Intelligence Groupi andmetel on sõja algusest peale visuaalselt kinnitatud üle 500 Ukraina M113D kaotust. Tõenäoliselt on tegelik kaotuste arv veelgi suurem, kuna Oryx ja teised sarnased osindgrupid arvestavad ainult neid kaotusi, mille kohta on olemas selge visuaalne tõendusmaterjal. Ukraina väed on püüdnud kohaneda. Näiteks on olnud pilte ja videoid, mis näitavad M113-sid, millel on paigaldatud isetehtud droonivastased lisaseadmed. Mõned neist on näiteks peaaegu täielikult kaetud siilitaoliste ogadega, mis ulatuvad igas suunas välja. Kui vaenlase droon läheneb, siis selle asemel, et põrkuda soomustransportööri kerega, tabab see hoopis üht või mitut oga, mis põhjustab drooni enneaegse plaavatuse või isegi lagunemise, enne kui see jõuab rohkem kahju teha. Ogad pakuvad mõistlikku kaitset ka pommitaja drooni vastu. Kõik alla visatud lõhkeained tabavad ogalist tihti, mitte kere, nii et need plahvatavad sõidukist kaugemal ja tekitavad vähem kahju. Kuid need lisakaitsekihid on oma hind. Nende ettevalmistamine ja soomukitele kinnitamine võtab aega ning need võivad muuta näiteks sõdurite sisse- ja väljumise raskemaks. Need lisavad ka sõidukitele kaalu, mis võib neid aeglustada või muuta veidi vähem manööverdatavaks, mis omakorda võib muuta need suuremateks ja kergemini tabatavateks sihtmärkideks vaenlastele, tühistades nende kaitsevõime. Ideaalmaailmas ei peaks Ukraina sõdurid raiskama aega oma sõidukite sellisel viisil ümbertegemisele. See on aeganõudev ülesanne, mis võtab nende jõu ja tähelepanu ära teistelt, olulisematelt asjadelt. Oleks palju parem, kui Kiievi väed saaksid kasutada soomukit, millel oleks juba tugevam soomusosa selle disainist ning mis suudaks taluda suuremat kahju, kaotamata seejuures M113 ainulaadseid liikuvuse ja paindlikkuse eeliseid. Kuigi see võib tunduda liigse soovina, ei ole see nii, sest just seda Skiff pakubki. See võtab oma disaini aluseks M113 arendades edasi selle pikaajalise ja väga eduka soomuki suurepäraseid aluseid, mis on aastate jooksul välja kujunenud. Säilitades selle kiiruse, tõhususe ja kasutusmugavuse, samal ajal täiustades selle kaitsevõimet täiesti uuele tasemele ning muutes selle paremini sobivaks 21. sajandi lahinguväljadele. See on paljuski M113 järgmine arenguetapp ning võimas märk Ukraina kiiresti arenevast ja üha innovaatilisemast kodumaisest kaitsetööstusest. Enne kui vaatame lähemalt Skiffi tehnilisi andmeid ja ainulaadseid võimekusi, siis kui see on selline sisu, mida soovid rohkem näha, veendu, et oled tellinud The Military Show kanali. Me analüüsime seda niimoodi igal nädalal. Skiffi lõi Kiievis asuv ettevõte UKR Armotech ning on selgelt näha, miks nad pööravad selle põneva uue soomustransportööri kokkupanemisel suurt tähelepanu klassikalisele M113 mudelile. Kui vaatame tehnilisi andmeid, siis näiteks Skiffi kaaluks on teatatud kuni 15 tonni, mis on peaaegu identne M113-ga, mille kaal on 14 tonni. Ukraina soomustransportööril on ka võimas 360 hobujõuline diiselmootor, mis peaks võimaldama saavutada tippkiirusi, mis on sarnased Ameerika soomustransportööri omadega. See uus disain loodi samuti selleks, et vastata M113 manööverdusvõimele, paindlikkusele ja sisemahule, nii et see tundub Ukraina sõduritele paljuski väga tuttav. Aga Skiffi pardal peaksid nad olema palju turvalisemad, sest suur erinevus nende kahe vahel seisneb soomuses. Tegelikult on Skiffil väidetavalt 2 korda rohkem kaitset kui M113L. Näiteks eesosas on sellel NATO Stannag 4569 4. taseme kaitsemeetmed, mis võimaldavad tal taluda 14,5 mm kuulipildujatuld või 155 mm suurtükimürsu plavatust vahetusläheduses. Külgedel ja taga on Skiffil 3. taseme soomuskaitse, mis peaks olema piisavalt tugev, et taluda 7,62 mm kuulipildujatuld või suurtükimürskude plahvatusi mõõdukal kaugusel.
Kere all on soomustransportööri soomus piisavalt tugev, et taluda miini plahvatusi. Täpsemalt öeldes suudab see väidetavalt paluda umbes 6 kilogrammi lõhkeaine plahvatust, kas otse kere all või roomikute all. Tänu sellele peaks Skifil olema palju paremad võimalused läbida kõige raskemaid ja ohtlikumaid rindelõike, hoides samal ajal sõdurit turvaliselt. Rääkides sõduritest, siis sellel Ukraina soomukil on piisavalt sisemist ruumi kuni 8 inimese jaoks korraga. Reisijad paiknevad tagaosas, kus on tagaluuk, mis avaneb alla, võimaldades lihtsat sisse- ja väljumist. Ees, mootori taga, töötab igas masinas 3-liikmeline meeskond, juht, komandör ja lahingoperaator või kuulipildur. Droonide osas pole tootja avaldanud palju üksikasju Skifi droonivastaste võimete kohta, kuid selle tugevam soomus peaks paremini vastu pidama lähedal toimuvatele drooniplahvatustele või langevatele rusudele kui M113. Arvatakse, et sellel on ka mingid elektroonilise sõjapidamise võimed, mis võimaldaksid segada lähenevate droonide sidepidamist ja potentsiaalselt need kursilt kõrvale juhtida, ning The Warzone'i eksperdid ootavad, et tulevikus lisatakse Seefaile ka mingi Cope Cage kaitsevõre. See saab olema spetsiaalselt disainitud soomuslisand, mille eesmärk on takistada droonidel otse kanduri kerega kokku põrkamast, sarnaselt teiste Ukraina tankide ja sõidukite peal nähtud puuride ja siilitaoliste ogadega. Skifil on samuti Ukraina päritolu side, navigatsiooni, tulejuhtimis- ja olukorrateadlikkuse süsteemid, samal ajal kui kere esiosale on paigaldatud rida suitsugranaadi heitjaid. Kas see võib aidata soomukil vaenlase droonidest kõrvale põigelda või tapatsoonist põgeneda, kattes ala suitsupilvedega? Ja Skif ei ole loodud ainult kaitse- ja põiklemismanöövreid silmas pidades. Seda saab varustada kaugjuhitavate relvajaamadega, mille konfiguratsioonides on kas 12,7 mm või 14,5 mm kuulipilduja koos 7,62 mm abirelvaga. Tänu sellele võiks Skifi meeskond teoreetiliselt tulistada vaenlase vägede ja sõidukite pihta või isegi proovida taevast lähenevaid droone alla lasta. See omakorda võiks muuta soomustransportööri veelgi mitmekülgsemaks sõidukiks kui M113. Kui see töötab nii, nagu reklaamitakse, võiks see teha kõike alates vägede toimetamisest eesliinile ja tagasi kuni haavatute evakueerimise või isegi mehhaniseeritud rünnakutes osalemiseni. See võiks olla väga tõhus ka ründedroonide viimiseks eesliinile, kus need saavad õhku tõusta ja Vene positsioonidele tuld anda. Lühidalt öeldes on sellel kõik, mida on vaja, et olla oluline täiendus Ukraina relvastusele ja UKR Armotech on juba oma prototüüpi katsetanud tehase katsetuste seerias. Aeglaselt, kuid kindlalt liigub see täiemahulise sõjalise kasutuselevõtu suunas, samal ajal kui sõiduki disaini viimistletakse ja täiustatakse. Näiteks on prototüübil alumiiniumkorpus, täpselt nagu M113L, kuid ettevõte kaalub ka võimalust minna üle terasest soomusalusele. See võiks pakkuda veelgi paremat kaitset vaenlase tule vastu, kuid võib omakorda mõjutada sõiduki üldist struktuuri ja liikuvust. Praegu peab UKR Armotech importima umbes 60% sõiduki komponentidest, sealhulgas mootori, käigukasti, vedrustuselemendid ja roomikud erinevatest riikidest üle maailma. Kuid ettevõte loodab jõuda lõpuks sinnamaani, kus ta suudab lokaliseerida, toota ning tõhusalt omada ja hallata omaenda Skifi tarneahelat. See oleks tohutu saavutus, sest see tähendaks, et Ukraina ei peaks enam nii palju lootma liitlasriikidele, kes saadavad soomustransportööre siis, kui nad tahavad ja nii palju, kui nad otsustavad. Selle asemel oleks Kiievil kontroll. Kui vajalik eelarve on olemas, suudab Ukraina toota nii palju neid sõidukeid, kui tema armee vajab, ning samal ajal valmistada kõik vajalikud varuosad ja süsteemid, et parandada ja hooldada lahingus kahjustada saanud soomustransportööre. Ja kuigi me ei tea täpselt, kui palju üks Skif maksma läheb, on tõenäoline, et see on märksa odavam kui näiteks $2,5 miljonit, mida USA kulutab oma järgmise põlvkonna soomustransportööri, soomustatud mitmeotstarbelise sõiduki peale. Ukrainal ei ole sama suurt sõjalist eelarvet nagu USA'l, seega peab ta oma vahenditega ettevaatlikult ümber käima, kuid ta võiks alustada väikese hulga Skifide soetamisega ja seejärel järk-järgult edasi arendada. Tasub märkida ka seda, et nagu paljud teisedki Ukraina kaitsetööstusettevõtted, suhtleb UKR Armotech otse Ukraina sõduritega, et oma disainiotsuseid paremini teha. Seda kinnitas ka ettevõtte tegevjuht Gennadi Kiri, kes ütles Defense Expressile. Esiteks tuginesime oma kontaktile sõjaväega, arusaamisele nende vajadustest ja kogemustele ratassõidukite kasutamisel lahinguväljal. Aktiivsed lahingutegevused Ukrainas on näidanud, et relvajõudude ja kaitsejõudude üksuste ning formeeringute liikuvuse tagamiseks ja säilitamiseks on vaja märkimisväärset hulka soomustatud sõidukeid. Tegevjuht märkis veel, et Ukraina kaitsejõud on väga huvitatud täiendavate roomiksõidukite saamisest, et aidata neil operatsioone läbi viia ja säilitada liikuvust raskesti läbitava maastikuga piirkondades. Kui rääkida liikuvuse säilitamisest raskel pinnasel, mudas või sulailmast tingitud oludes, siis roomikutega soomusmasinatel on ratassõidukite ees märkimisväärsed eelised. Roomik on samuti vastupidavam ohtudele nagu miinid, suurtükikildud ja käsitulirelvade tuli.
On väga oluline näha, et sellised ettevõtted teevad tihedat koostööd Ukraina armeega, arvestades sõdurite kommentaare ja muresid ning kujundades sõidukeid ja süsteeme täpselt nende vajadustele vastavaks. Tänu sellele saavad sellised uuendused nagu Skiff kiiresti kasutusele võtta ja pakkuda lahinguväljal reaalset väärtust. Ja nii dünaamilises sõjas nagu see on aeg ülimalt oluline. Ukraina sõdurid ei saa endale lubada oodata, kuni ettevõtted läbivad arvukalt prototüüpe ja pikki aeganõudvaid katsetusi. Nad vajavad uusi relvi, sõidukeid ja varustust nii kiiresti kui võimalik ning sellised ettevõtted nagu UKR Armotech vastavad sellele kutsele. Siiski, hoolimata Skiffi ümber kasvavast elevusest, on oluline suhtuda selle rolli praeguses sõjas realistlikult. Ukraina ei kavatse kindlasti järsku loobuda sadadest M113-st, mis tal endiselt kasutada on, ega minna täielikult üle ainult Skiffi jõule näiteks. See oleks tohutult raiskav ja hoolimata mõningatest probleemidest, selle soomusega pole M113 sugugi halb masin. Tegemist on asjakohase ja kasuliku soomustransportööriga, millel on selles sõjas endiselt suur väärtus. Seetõttu kasutavad Kiievi väed tõenäoliselt ka edaspidi M113 erinevateks ülesanneteks, nagu vägede transport, meditsiinilised evakuatsioonid ja nii edasi, samal ajal kui Skiffe hakatakse järk-järgult kasutusele võtma ning iga soomustransportööri kasutatakse vastavalt selle omadustele ja eelistele. Näiteks Skiffi lisasoomus peaks muutma selle elujõulisemaks ja kasulikumaks valikuks olukordades, kus Ukraina peab paigutama vägesid või saatma droone kõige ohtlikumatest rindejoone punktidest. Ja kuigi täielik üleminek võib võtta aastaid, on Ukrainal nüüd selge tee ees. Kui Ukraina suudab leida rahastuse ja ressursid, võiks sellest soomustransportöörist lõpuks saada tulevaste maismaajõudude lahutamatu osa, tuues samal ajal potentsiaalselt palju raha, pakkudes seda ekspordiks ka teistele riikidele. Igal juhul on Skiff suurepärane täiendus relvastusele. Ja veel üks särav näide Ukraina üha innovaatilisemast kaitsetööstusest, mis jätkab relvade, laskemoona ja sõidukite loomist, millel on potentsiaal muuta selle sõja kulgu ning külvata hirmu ja kahtlust Venemaa komandöride südamesse. Veelgi rohkem Ukraina kõige põnevamatest sõjalistest uuendustest saad teada sellest videost, mis näitab, kuidas Kiiev hakkab rindel kasutusele võtma Terminaatori stiilis roboteid. Teise võimalusena vaata seda videot, et näha, kuidas Venemaa tegelikult lagunema hakkab, kus isegi president Putin on sunnitud tunnistama, et riigi majandus on kriisis. Ära unusta kanalit tellida, et saada veelgi rohkem põhjalikke analüüse ja sõjalisi ülevaateid, just nagu see. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!